Mitteformaalse õppe parimad omadused peituvad selles, et õppimine toimub pidevalt, toimub ükskõik kus ja toimub mitmel erineval viisil. Mitteformaalse õppe eesmärgiks on inimese teadlik ja vabatahtlik enesearendamine. Ja ma arvan, et nii noorte kui vanade jaoks tegelikult on oluline ka see, et õppimine annaks inimesele mingid reaalsed eelised kaasaegsel tööturul. Eesti Arengufondi infoühiskonna eksperdi Kristjan Rebase sõnul ootab kaasaegne tööturg inimestelt järjest enam seda, et nad oleksid loovad, oleksid võimelised kultuuridevahelises kontekstis suhtlema ja oleksid kohanemisvõimelised. Aga ma arvan, et need on need oskused, mida tänapäeva koolisüsteem inimesele väga ei õpeta. Ja kool ei õpeta meile kõike, aga ikkagi praktiliselt õppekava sees on selliseid asju. Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda on arvamusel, et ühiskonda viivad edasi inimesed, kes julgevad unistada ja julgevad oma unistusi teoks teha. Kui Kai rääkis sellest, et mis on mitteformaalne õpe, siis mina tahaksin oma kõnes keskenduda mitteformaalse õppimise sellistele viisidele, kus noored teevad ise midagi, korraldavad projekte, korraldavad üritusi või siis osalevad neis. Ma arvan, et kui üldse rääkida noorte projektidest, eelkõige rahvusvahelisel tasandil, ei saa üle ega ümber sellisest programmist nagu Euroopa noored. Ma olen ise aastate jooksul osalenud päris paljudel seminaridel, koolitustel, laagrites, kõikvõimalikel üritustel, mille rahastajaks Euroopa noored on olnud. Selle programmi peamiseks eesmärgiks on noorte aktiivse osaluse suurendamine ühiskonnaelus. Seda siis erinevate noortealgatuste, noortevahetuste, Euroopa vabatahtlik teenistus kaudu. Eestis on tegelikult ju veel teisigi programme ja ettevõtmisi, mis on suunatud positiivsetele muudatustele nii noortes kui siis selle kaudu ka ühiskonnas. Näiteks Entrum või Tegusad Eesti noored või Skaudid, Guidid, ÜFU Eesti. See näitab, et võimalus on olemas, noortel on kõik uksed valla, igasuguseid asju saaks teha, aga sageli selle esimese sammu astumine tundub olevat kõige keerulisem. Kui nüüd üldse küsida, miks peaks üks noor inimene kooli ja trenni kõrvalt tegelema selliste ajamahukate ettevõtmistega? Ma arvan, et esimene kasu, mis pähe tuleb, on tegelikult hästi individuaalsel tasandil. Kui ma mõtlen, mis ma olen ise saanud kõikide nende ürituste, projektide, seminaride ja nii edasi raames, siis kõige olulisemad on kõik need kontaktid. Kõik need hästi inspireerivad inimesed, kellega ma olen nii Eestis kui välismaal kohtunud ja kes on mind õpetanud nägema maailma laiemalt ja motiveerinud mind midagi ette võtma, kasutama oma oskusi ja teadmisi selleks, et ühiskond meie ümber muutuks paremaks kohaks. Ja ma arvan, et tegelikult ei saa ju üle ega ümber ka kõikidest nendest reaalsetest oskustest. Ma näiteks ei teaks mitte midagi vabatahtlike motiveerimisest, kui ma kas esiteks ei oleks seda õppinud mingitel seminaridel või koolitustel või kui ma ei oleks ise koos vabatahtlikega korraldanud kõiki neid seminare, koolitusi ja projekte. Ja ma arvan, et ma tegelikult oleks oluliselt kehvem meeskonnamängija, ma ei suudaks näha õppimisvõimalusi kõikjal enda ümber ja ma arvan, et ma tegelikult ka ei hooliks nii palju sellest, mis mind ümbritsevas maailmas toimub. Igasuguste noorteprojektide, laagrite, seminaride, koolituste puhul tekib aga alati paar küsimust, mis küll ei alanda minu jaoks nende ettevõtmiste väärtust, aga mõtlema panevad ikkagi. Esimene neist on küsimus, et mis kasu üldse nendest ettevõtmistest on. Mõnikord tundub, et koolituste raames tehtud tegevusplaanid ei olegi mõeldud realiseerimiseks ja seega nende ettevõtmiste laiem ühiskondlik kasu jääb olemata. Või siis olen ise kohanud inimesi, kes käivad koolituselt koolitusele, eriti kui need toimuvad välismaal, lihtsalt puhtalt lõbu pärast ega kavatsegi nende teadmistega kunagi midagi tegema hakata. Ja ma arvan, et sellest iseenesest on hästi kahju, et kui mulle tundub, et kui sa oled juba ükskord läinud, kui sa oled kõikide nende, nagu öeldud, inspireerivate inimestega kohtunud, siis tegelikult võiks neid teadmisi rakendada selleks, et maailm meie ümber muutuks paremaks kohaks. Ja teine küsimus, mis tekib nende noorte ettevõtmistega on see, et mulle tundub, et tööandjad, potentsiaalsed tööandjad reaalsel tööturul ei oska väga väärtustada neid kogemusi ja teadmisi, mida noored selliste projektide korraldamise või neis osalemisega endale saavad. Et üheks lahenduseks siinkohal on kindlasti noortepass ehk siis dokument, kuhu kirjutatakse üles kõik noore poolt tehtud vabatahtlik töö ja seeläbi ka tema mitteformaalse õppe käigus saadud teadmised. Kindlasti tuleb teha hästi palju tööd selle nimel, et tööandjad oskaksid rohkem väärtustada seda mitteformaalse hariduse kogemust, et nad oskaksid näha, et noor, kes võib-olla ei ole kunagi käinud palgalisel tööl, on ikkagi hästi hea potentsiaalne töötaja, sest tal on kõik need kogemused, mis ta on nendest erinevatest noorte algatustest saanud. Kokkuvõtvalt tahaksingi veel kord rõhutada, et
erinevate noorteprojektide korraldamine ja neis osalemine on hästi oluline osa mitteformaalsest õppest, mis annab reaalseid oskusi, mida siis päriselus praktiseerida saab või mida tööturul tegelikult otsitakse. Aga kõige selle kõrval õpetab ettevõtlik ellusuhtumine minu arust veel 2 hästi olulist asja. Esiteks ta õpetab nägema maailma mõtestatult, paneb noori käituma eesmärgipäraselt ja ma arvan, et see on oluliselt parem kui niisama lahmimine. Küsimused, et kas see, mida ma teen, kas sellest üldse on mingi kasu või kas see, mida ma teen, teeb maailmale midagi head, muutuvad järsku oluliseks ja annavad noorele kätte mingisuguse suuna elus. Ning teine asi, mida noored sellise mitteformaalse õppe käigus saavad, on seesama hoolimine. Et ma ei ole mitte kunagi kohanud mitte ühtegi aktiivse ellusuhtumisega noort, kes ei hooliks teda ümbritsevast sotsiaalsest ja füüsilisest keskkonnast. Mulle tundub, et ettevõtlik ellusuhtumine ja niisugune aktiivsus annavad noorele julguse unistada ja oskused oma unistusi teoks viia ning seeläbi areneda ise ja teha kõik endast olenev selleks, et maailm ümber areneks positiivses suunas.